Hei, vastasin siin hommikul ühele kommentaarile ja siis tekkis mõte, et tegelikult ma tahaks seda siin videos ka natukene rääkida. Mõte selline, et kui sul on tekkinud näiteks lapsega mingisugused traditsioonid või mingid asjad, mida sa kogu aeg ühiselt oled teinud, on ju. No, võtame nüüd näiteks mul selle piparkoogitaina tegemise siis. Et aasta-paar äkki midagi sellist tagasi me tegime lastega koos. Tegime piparkooke koos ja tegimegi siukseid asju koos. Ja siis nad said piisavalt vanaks, kasvasid suuremaks. Sest väikeste lastega on alati nii mõnus igasuguseid asju koos teha, sest nad tulevad kaasa. Nii. Vahepeale tekib puberteet. Huvid muutuvad. Ja huvid muutuvad nii palju, et nad ei pruugi tahta enam selliseid asju sinuga koos teha. Ja see on nüüd see koht, kus minu meelest enamus vanemaid, ma isegi julgen öelda enamus, sellepärast et tõsiselt väga paljud vanemad lakkavad mingisuguseid asju, mis siiamaani on koos tehtud, näiteks see piparkoogitainas, siis piparkookide tegemine, nad lakkavad ise ka neid asju tegemast. Ja põhjus on selline, aga lapsed ei taha enam, kelle jaoks ma teen? Huvitav, kas oleks variant, et lapsed saavad sellest siis aru, et sa saadad neile edasi nagu sellise sõnumi, et sa tegidki seda ainult laste pärast. Ja tegelikult sul on ka sellest jumala ükskõik. Ja väga suure tõenäosusega nad siis ei taha, ma ei taha öelda nagu, et kukub ära, aga no põhimõtteliselt ikkagi need asjad siis jäävadki ära. Sellepärast, et kui juba piisavalt mitmeid kordi, ütleme, et mitu aastat siis, ei ole enam koos neid piparkooke tehtud või siis üldse piparkooke tehtud, sest lapsed enam ei taha, siis kui vanem ise ei näita initsiatiivi, kui vanem ise ei jätka seda asja, siis arvata on, et mitte üks laps ei tule sellega sul enam kaasa. Ja siis tekib see arusaam, et me oleme juba nii suureks kasvanud ja meil ei ole enam selliseid asju vaja ja kuidas saab piparkookide tegemisest välja kasvada? Kuidas saab sellest päkapikkude käimisest tegelikult välja kasvada? Mitte keegi ei kasva sellest välja. Meie vanemad ise lõpetavad selle ära meie jaoks. See on fakt. Mitte üks laps ei hakka ise täiesti omal initsiatiivil arvama, et tema nüüd on piisavalt suur. See on vanema asi. See on ainult vanemas kinni. Jah, laps kuuleb seda võib-olla kuskilt mujalt küla pealt ka. Meil küll enam päkapikud ei käi, meil küll enam piparkooke niimoodi ei tehta sellepärast, et või kingitusi või see kandub laiemalt selles mõttes, et nagu kõiki neid asju, et meil küll enam ei tehta, et me oleme liiga suured. Mis sa arvad, kust need lapsed, kes seda infot jagavad, selle info ise saavad? Vanematelt. Kõik. See tuleb vanematelt. Vanemad lõpetavad selle asja ära. Vanemad oma laiskusest, sest nad ei viitsi tegeleda selle jamaga. Kusjuures päris reaalne sõna, mida inimesed kasutavad, mida suured inimesed kasutavad, laste kuuldes, siukeste asjade nagu kirjeldamiseks ja nimetamiseks. Ma ei viitsi enam, see on nõme. Vanemad ise lõpetavad selle ära.
vanemad ise nullivad selle ära kõik laste jaoks. aga sa oled juba nii suur küll, et kuule, oleks aeg tegelikult. Miks? Niimoodi me jätkamegi seda ja saad aru, sinu laps kasvab üles selle teadmisega, et ta on piisavalt, ta on liiga vana sihukeste asjade jaoks. Ja ta oma lapse lõpetab ka selle asja ära ju. See kuidagi nagu, ma olen juba, ma ei tea, üliammu hakanud rääkima sel teemal, et tegelikult me peame mõtlema kaugemale ette ära. Mitte ainult 5 aastat või 10 aastat, me peame mõtlema juba põlvkondi ette tegelikult. Sest see, mida sina täna oma lapsega teed, see hakkab väga palju mõjutama sinu lapselast. Sinu tulevast lapselast, lapselapsi. Et nagu sinule täna jõulud ei meeldi, pühad ei meeldi. Sa rikud sellega ära juba eos oma laste ja nende laste suhtumise sellistesse asjadesse. See läheb nii palju kaugemale, me ei saa võtta neid asju ainult iseenda põlve otsast. See on nii isekas, see on nii egoistlik, see on nii klapid peas mõtlemine. Sa reaalselt võtad kätte ja sa... Okei, ma lähen jälle kurjaks selles mõttes. Aga ma leian, et seda juttu on ka vaja rääkida. Päriselt. Ja noh. Ja nüüd. Kuna ma olen juba harjutanud siis külge või kasvatanud külge või siis arendanud külge või mida iganes kujundanud oma maine selliseks, et ma räägingi asjades, mis on siuksed, mida keegi teine ei räägi. Karmid, otsekohesed, otse välja öeldud, mis iganes, siis tegelikult mul on igasugune õigus rääkida ükskõik kuidas. Sest et endiselt ma räägin ikkagi ainult iseenda seisukohast ja iseenda arvamusest. Sa vanemana ise lõpetad ära oma lapse jaoks need asjad. Saad aru, need mingisugused ajutised huvi, ma ütlengi ajutised, sellepärast, et see on tegelikult ajutine. Need huvipuuduse perioodid, need lõppevad ära, kui sa ise jätkad nende asjade tegemist. Ma vaatan kogu aeg sinna poole, ma vaatan seda hunnikut piparkooke, mis ma tegin neile. Kaunist jätud ja puha. Ära anna alla. See on see põhiasi siin praegult. Meile jubedalt entusiastlikult meeldib oma lastega hakata asju koos tegema. Igal pool käimised ja mingisugused, no näiteks need piparkookide koos tegemised ja siuksed asjad. See on nii äge, kui see laps esimese piparkoogi taina rullib ja siuksed nagu kõik need esimesed asjad, need on nii ägedad. Ja vanemad alati nii suure siukse nagu heldimusega ja entusiasmiga jagavad neid asju, et ma saan nüüd siukest asja oma lapsega teha ja nii nunnu ja nii armas ja siis mingil hetkel see laps kasvab suureks ja siis avastab, et vanemad avastavad, et laps ei haakugi enam nii kergelt. Ta ei tulegi enam minuga koos neid piparkooke tegema. See kõik on mõttetu. Siis kui lapsel kaob see initsiatiiv ja see entusiasm sealt tagant ära, siis millegipärast vanem automaatselt võtab seda kui aga miks ma siis pean? Umbes nagu laps oleks süüdi selles, et tema enam ei taha neid asju nagu koos vanemaga teha. Et nagu mis asja on ja. Kuidas me unustame ära suureks kasvades selle, et ka meil on see periood olnud ju. Ja see on 2 varianti, kas samamoodi meie vanemad on lihtsalt lõpetanud ära nende asjade tegemise, sest sa enam ei ole huvitatud niikuinii, miks ma pean siis, on ju. Karistuseks ära lõpetamine. Tundub nagu. Või siis on see variant, et pressitakse täiega peale. Sa ikka pead ja meil on ikka see traditsioon ja mingi siukene kuradmuse sund, mis tekitab trotsi tegelikult ja siis ilmselgelt laps
endale vähegi võimalikul hetkel, lõpetab ise selle asja ära kõik. Või siis ise enam mitte kunagi ei tee seda asja. Sellepärast, et tal on see sund sinna taha pandud ja see nagu tekitab vastikuse, vaata. See, et need huvid mingil momendil asju koos teha lakkavad, kaovad ära, huvid lähevad mujale. See on normaalne kasvamise juurde käiv osa. Sa ei saagi eeldada, et su laps on kogu aeg sinu küljes kinni, mitte kunagi ei vaidle vastu, kogu aeg teeb kõike kaasa. Ideaalne muidugi, kui see nii läheks. Aga päris elus see tegelikult ei pruugi nii käia. Ja mida varem sa endale selle asja nagu omaks võtad, selle võimaluse, seda vähem sa üllatud ja solvud ja pettud, kui see kohale jõuab, kätte jõuab. Tegelikult see periood on mööduv. Jälle näiteks see piparkookide tegemine. Okei, tuleb puberteed peale ja tal on niimoodi, et see on mingi titekas asi ja ma enam ei viitsi ja mingi mökerdan ja mis iganes, on ju. Ja see võib kesta niimoodi 1 jõulud, 2 jõulud, 4 jõulud. See ei tähenda absoluutselt seda, et sina vanemana pead lõpetama ära nende asjade tegemise. Sina oled see, kes hoiab seda kõike elus. Sina oled see, kes oma tegevusega, oma järjepidevusega, oma järjekindlusega näitab lapsele, et see on tegelikult üks traditsioon, mis jätkub, mis peabki jätkuma, mis on mõeldud jätkuma, mis on loomulik osa mingist asjast. Et ei ole nagu alustatud seda kellegi pärast ega ei tehta seda kellegi pärast, vaid see käibki nii. Me ei lõpeta hammaste pesemist ära ka selle pärast, et lapsel kaob huvi ära selle vastu, sest need trotsiperioodid tulevad ka. No jah, palju varem küll, aga ühesõnaga, kui sa oled lapsevanem, siis teatud vanuses sa koged seda ka. Me ei lõpeta ju selle pärast ära hammaste pesemist, et lapsel on nüüd trots selle vastu. Või mis iganes muu tegevus. Me ei lõpeta seda selle pärast ära ju, kui see on üks elu osa. Minu jaoks isiklikult, piparkoogide aina tegemine. Piparkookide tegemine. Kõik see jõulutrall, see on üks osa, mis käib kaasas selle mingi perioodiga. Hoolimata sellest, kas keegi teine tuleb sellega kaasa või mitte. See on see koht, kus ma hoian seda traditsiooni elus. Osalt on see vastutus, hoida seda traditsiooni elus. Osalt on see siis kohustus. Meeldiv kohustus. Jah, ma valin. Ma ei pea, aga ma valin. Ja mõnes mõttes tegelikult ka pean. Hoidma ise seda traditsiooni elus. Sest see periood, kui nad ei viitsi, nad ei taha, neil on muud huvid, see läheb üle. Ja sel hetkel, kui nemad on valmis tagasi tulema, olen mina valmis, ma ei ole siit ära läinudki. Mõnes mõttes ma saadan neile ju edasi selle info, et ma olen turvaline. Mind saab usaldada, sest mingid asjad on minu jaoks kindlad. Mingid asjad minu jaoks on paigas. Hoolimata sellest, mida ükskõik kes teine arvab. Mul on nagu, see on nagu selles mõttes jumala äge, et mul on minu ümber lähedasemaid inimesi siis, kes samamoodi on nagu sellisel, nagu väga paljud on arvamusel, et issand jumal, kuidas sa ikka viitsid neid asju teha ja kuidas sa viitsid, vaat see on see põhila nagu asi. Mis mõttes, kuidas ma viitsin? Siin on juba see, et mis minu jaoks prioriteet on. Ma tahan juba iseenda pärast, iseenda sees hoida neid asju elus selles mõttes. Jah, mul mingil momendil on ka poisid tulnud selle jutuga, et kuule, nagu jõuluasju liiga palju ei ole või. Siis kui ma jälle tuleb jõulud saavad läbi, see hooaeg nii-öelda lõpeb ja
ja poes ilmuvad soodukad. Kõigile jõuluasjadele. Arvake, kes siis neid nagu koju tassib? Mina. Ja poisid on mul tulnud ka siukse selle vihjega, et kuule, veits üle ei pinguta või, et meil juba on jõuluasju. Ja ma alati vastan sellele, et neid ei saa mitte kunagi liiga palju olla. Pluss või see, ma ei saa aru, mis nendega juhtub või mis värk on, aga tõsiselt, iga kord, kui ma hakkan uuel hooajal neid asju jälle välja panema, siis ma avastan, et neid on nagu vähemaks jäänud. Nagu mis toimub? Omast arust ma ostsin nagu hullult juurde, on ju, ja kokkuvõttes siis, kui ma kõik asja, mis mul on igale poole ära panen, siis kuuse peale ikka midagi jätkub. Ikka ma pean juurde ostma neid, aga mis toimub? Okei, tõesti, eelmine aasta ma viskasin palju minema ka sellepärast, et mingid asjad olid tõesti siuksed veits nigelaks jäänud. Aga no siiski. Ühesõnaga, ma tahangi südamele panna seda, et ära lõpeta neid asju ära. Mõtle, mis sõnumi sa oma lapsele niimoodi saadad. Ta võib täiesti vabalt, see on müstika, mismoodi lapsed mõelda võivad. Ta võib täiesti vabalt mõelda, saada mingisuguse infokillu kuskilt iseenda jaoks, iseenda pähe, et appi, kõik see vaev, kõik see, ma ei tea, see mäsu ja mässamine, mis see vanem tegi, vaata nende jõuludega näiteks siis on ju. Või sünnipäevaga, no mis iganes tähtpäevaga selles mõttes või asjaga, et kõik see on ainult minu pärast. Ta võib hakata ennast süüdi tundma selles, kui palju sa vaeva nägid. Kui sa paned sinna vaeva nägemise sildi külge, siis sa tegelikult ütled lapsele, et sa ei viitsi seda teha. See on vastik, see on nõme kohustus, see on ajakulukas. Ja ta ei ole sulle tähtis. Ta ei võta siis võib-olla mitte kedagi teist ka piisavalt tähtsana enda elus. Ta ju võtab selle info endasse. Ta installib selle oma kõva kettale, kõik see jääb programmiks. See on nõme, see on ajakulukas. Kusjuures see ajakulukas siin on veel eriti olulise tähtsusega. Sellepärast, et meie praeguses tänapäeva maailmas, kus meile meeldib nagu infot saada kiiresti. Kiiresti, kohe ja võimalikult lihtsalt. Et kui on vähegi võimalus teha midagi niimoodi, et sa ei pea otseselt nagu vaeva nägema selle nimel, ega midagi tegema siis see on see parim viis. Kui midagi ei meeldi, scrollib edasi. On ju? Kui me mõtleme teise inimese peale, kui me tahame kellelegi teisele midagi südamest head teha. Näidata talle, et me näeme teda. Siis tahes tahtmata see nõuab süvenemist. See nõuab märkamist. See nõuab tähele panemist. See nõuab aja võtmist. Ja jah, see nõuab ka vaeva nägemist. Nüüd, mis tähenduse sellele sõnale vaev me külge nagu istutame, külge paneme. Kas see vaeva nägemine on negatiivne või see vaeva nägemine on positiivne? Mis programmi sa õpetad oma lapsele selgeks? Mis programmi sa installid temasse tulevikuks? See, kuidas sa tema pärast, tema jaoks, enda teiste ümber olevate inimeste jaoks ja nende pärast vaeva näed. Laps ju näeb seda. Ta võtab selle info kõik omaks. Ja kui sinu suhtumine seal taga on kogu aeg, ma pean jälle vaeva nägema, issand, jälle hakkab see kinkida. Ma pean sellele sünnipäevaks. Kui see taust on seal selline, siis ta valib mitte vaeva näha. Saad aru? Sest see on valik. Kui aga
ma nüüd üritan süstida sinusse seda, mis minu sees toimub. Kooliloosipakid. Nii vinge. Kellele? Huvitav, mis talle meeldida võiks. Ja siis lähed ja vaatad ja otsid ja üritan ikkagi oma lapsi ka kaasata sellesse protsessi, et ei ole niimoodi, et nad tulevad koolis koju, viskavad mulle nime ette ja lihtsalt nii on. Päris nii ei ole. Samamoodi kõikidele teistele kingituste otsimine. Vahet ei ole, mis asjaks. Vaev. Minu mõistes see vaeva nägemine on see, et ma mõtlen, ma teen nimekirjad, ma käin ringi ja vaatan, ma teen tähelepanekuid, märkamisi ja siis ma leian selle miski. Ja ma ei ole nagu... Jah, ma valin praegu olla nii ennast täis. Et ma ütlen, et ma valin alati õiged kingitused. Mitte keegi, mitte kunagi ei ole mulle veel öelnud, et minu tehtud kingitus ei meeldi. Ja sealt taga ongi nii lihtne põhjus. Ma lähen entusiasmiga sinna peale. Mulle meeldib see. Aga see, mis sulle meeldib ja mis mitte, seda saab treenida. Selles mõttes, et mis mentaliteedi sa mis mentaliteediga sa sinna peale lähed? Mis juttu sa enda peas endale räägid selle asja kohta, mida sa tegema hakkad? See on nii kohutav. Muidugi sulle siis ei meeldi. Sa lähedki pinnapealselt, sest sa pead. Sa võtad ükskõik mille, et saaks sellega lihtsalt kiiresti ühele poole. Issand, hakkab jälle see kingiperiood peale. Saad aru, mida rohkem sa räägid oma lapse juures, ükskõik kui entusiasti sa esined talle. Ta saab aru, et sulle ei meeldi see üldse ju. Sa enda suhtumisega rikud tema jaoks ära juba kõik. Ja ühtlasi ka oma lapselapse jaoks. Miks sa teed nii? Oletame näiteks. Räägime nüüd jälle jõuludest. Et sinu jõulud ei olnud kõige paremad. Ma olen nii palju kuulnud, mul on kliendid rääkinud, mul on nagu nii palju olnud neid olukordi, kus inimene ütleb mulle, et jaa, minu jõulud olid nii pekkis, nii jubedad, et ma ei taha mitte kunagi neid pidada. Mulle ei meeldigi jõulud täpselt sellepärast, et minul jõulud kunagi olid nõmedad, vastikud, mis iganes põhjustel on ju, seal pole vahet, seal polegi vahet tegelikult. Ja siis tuleb see küsimus, et aga miks sa maksad kõigile teistele kätte selle eest? Mis sinuga toimus? Milles on kõik teised süüdi? Minu jõulud muuses. See on nagu, iga kord ma toon põhimõtteliselt sama näite. Et mina mäletan ägedaid jõule enda lapsepõlves, siis kui minu vanaema elas veel. Mu vanaema sealt vahepealt on ära, ühesõnaga mul on huvitavad teemad. Kunagi raamatut saate lugeda, ma kirjutan raamatu sellest kõigest. Aga mina mäletan enda kõige ägedamaid jõule sellest perioodist, kui minu vanaema elas. Kes siis mind ka kasvatas selles mõttes enamus ajast. Ma mäletan neid jõulutoite, ma mäletan neid koos istumisi, ma mäletan seda kuuske, ma mäletan nende päris küünalde okste peale kinnitamist ja põlema panemist, kusjuures. Appi kui ohtlik. Aga no olid ajad, on ju. Täitsa rõpp lihtsalt. Et mina kannan seda endaga kaasas. Ja ma olin nii väike siis. Ma räägin mingisugusest perioodist, kus ma olin, ma ei tea, 2. klass, alla selle väike. Pärast seda ma nagu väga ei mäletagi midagi jõuludest. Ma isegi ei tea, kas mul olid jõulud. Ma ei mäleta sünnipäevasid, ma ei mäleta. Nagu poleks olnudki. Ma ei mäleta mingeid pidamisi. Reaalselt. Võib täitsa olla, et meil ei olnudki. Sellepärast, et mingil hetkel me olime olukorras, kus meil ei olnud mitte sentigi raha, mitte midagi.
nagu jah, need olid põnevad ajad, ütleme nii. Ma ei mäleta mitte midagi sellest. Nagu poleks olnudki. Võib-olla siis ei olnudki. Või siis olid need nii traumatais perioodid ja mul lihtsalt ongi aju ära blokkinud, mis on ka variant. Aga ma hakkasin neid asju, igasuguseid tähtpäevasid siis ise pidama uuesti enda jaoks. Siis kui mina oma ette kolisin, siis kui ma oma elu alustasin. Mis iganes mul toimus lapsepõlves, mida ma siis ei mäleta, ma mitte mingi grammiga ka, ma ei tahtnud, et minu lastel oleks ka mälupildis nagu auk selle koha peal, Ma lõpetasin selle suhtumise siis ära. Tähendab, ma isegi ei usu, et mul oleks olnud kunagi see suhtumine. Aga võib-olla oli ka, ma ei tea. Aga anyways, kuskil sellest ajast alates, kui ma ise lapse sain ja omaette elama läksin, omaette elama hakkasin, ma hakkasin neid asju ise tegema. Uuesti. Väga suurelt. Esiteks, ma sain välja elada selle, mis oli minus sees. Seda, mida ma mäletasin, mis kunagi, siis kui ma väiksem olin, mis mulle mida ma mäletasin seda tunnet. Ja ma tahtsin seda tunnet oma lastele ka edasi anda. Ma tahtsin ise seda tunnet uuesti tunda. Mis on põhiline. Tegelikult. Ja mis iganes pekkis teema mul oli jõulude ja sünnipäevadega, ma ei tea millega iganes, Ma ei pea selle eest nagu kõikidele teistele kätte maksma. Oli jah, võib-olla sitt. Polnudki midagi võib-olla. Aga nüüd on. Mõtlesin ümber. Teen oma traditsioonid. Sest ma tahan, et minu lastelastel kunagi oleksid jõulud. Mina alustan siin seda traditsiooni. Vahet ei ole, mis mujal toimus. Vahet ei ole, mis mu enda peres toimub. Minu pere. Kusjuures nüüd ongi see huvitav asi, et ma ühel autosõidul koju rääkisin ka ühe kursaega sel teemal, et issand jumal, kuidas ma unustasin praegu ära, mis see siis oli. Rääkisin oma kursaega sel samal teemal, et mingil jõulul, mingi aeg tagasi leidsin ennast olukorrast, kus ma olin jõuludel enam-vähem üksi. Selles mõttes, et ma olin ainult oma elukaaslasega. Kõik lapsed olid mujal igal pool. Vennaga on nagu on. Ühesõnaga mu see enda pere. Selles mõttes, et mu enda pere. Nad olid ära. Nad ongi kadunud selles mõttes, jah. Et meil on seal ka põnevad teemad mängus. Ja ma avastasin ennast olukorrast, et täitsa pekkis. Mul ei olegi nagu kellegi pärast teha neid asju. Ja ma olengi nagu üksi ja mul ei ole seda pere, kes kokku tuleb ja mul ei ole seda. Ja ma olen nagu kogu aeg teinud tööd selle nimel, nagu üritan luua seda olukorda, kus pere on kõik koos ja nii edasi, et ma olen kogu aeg üritanud luua seda. Sellest saati, kui ma kolisin oma ette elama, olen ma ajanud need asjad kõik niimoodi. Ma nagu teinud siis niimoodi, et kõik käivad minu juures. Et see koht, kus kõik kokku saavad mingisugustel üritustel ja pühadel on minu juures.
Sest mitte kuskile mujale pole minna, vaata. Et kui muidu minnakse kuskile, ma ei tea, vanemate juurde või vanavanemate juurde, siis meil ei olnudki mitte kuskile minna, mitte kellegi juures käia, vaata. Sest ei ole. Ja siis ma tegin niimoodi, et meil oleks minu juures koht. Et ükskõik, kus ma elan, ma olen mega palju kolinud, alati minu juures on see koht, kus me saame nendeks üritusteks kokku, on ju. Ja sel hetkel, kui ma avastasin, et keegi ei tule, kõigil on muud plaanid, ma tundsin ennast nii läbi kukkununa. Ma nutsin. Ma olin vihane. Ma olin nagu pettunud ja mida kõike veel, on ju. Müts maha mu elukaaslase juures, kes selle kõik üle elas. Vaesekene. Me pärast rääkisime ka sellest. Aga ma olin nii pettunud. Ja see tunne oli päris, see tegi haiget. See tegi rämedalt haiget. Just see mõte, et ma olen nii palju selle nimel nagu teinud, loon seda võimalust ja tekitan need võimalused ja noh, üritan nagu sättida asju niimoodi, et kõigile klapiks ja et nagu luua mingisugune meie uus traditsioon. Ja siis see lihtsalt lõhutakse ära või laguneb ära või noh, juhtub midagi, vaata. Tegelikult see oli hoopis teiste asjade kokkulangevus, miks see üldse niimoodi läks, aga mu tunne seal sees oli just selline. Vahet ei ole, et see tegelikult oli mingi väga halb asjade kokkulangemine. Mina tundsin ennast läbi kukkununa, et mul ei õnnestunud seda traditsiooni ikkagi nagu lõpuni välja kanda. Et mul ei ole õnnestunud nende aastakümnetega ikkagi nii püsivat traditsiooni luua, et see oleks kindel. Et see oleks nagu noh, niivõrd traditsioon, et ükskõik mis ja see toimub, on ju. Tollekal ei toimunud kuidagi. Läks nii. Ja see oli ka see hetk, kui ma olin enda selle asjad kõik läbi tundnud ja ära analüüsin, sest mul on meeletu analüüs ja see on õudne lihtsalt. Vahel on tõesti nii häiriv, aga no okei. See on mina. Ma olen kogu aeg selline olnud. Ma jõudsin lõpuks oma kogu selle asja juures, mis ma seal ennast läbi lasin tunda ja läbi elasin, sinna kohta välja, et vahet ei ole, mis minu enda nagu see pere teeb. Et kui nemad ei ole haakunud, et nemad on ilmselgelt mõjutatud ikkagi sellest, mis meil lapsepõlves toimus, mille pärast ma siis ei mäleta, et meil oleks üleüldse mingisuguseid asju olnud, on ju. Kui nemad lasevad ennast sellest nii palju mõjutada, et nad valivad mitte selle nagu seda hoida seda traditsiooni, on ju, või haakuda või noh, ma ei tea, mida iganes, siis vahet ei ole. See ei tähenda, et mul ei ole pere ju. Ja siis mul oli mingi selline selginemise hetk, järsku tuli mingi pürnid lõid peast põlema, mingid siuksed asjad. Mul on ju oma pere. See on ainus asi, mis siin loeb. Minust hakkab ju see traditsioon edasi minema. See on see, millele ma pean keskenduma. See on oluline. Jah, mul ei ole pere selles mõttes, endal vaata. Aga ja ma ei saa seda peale pressida ka, et oleks, on ju. Nende valikud on nende valikud, so be it. Aga mul on oma pere, minu lapsed. Ja siit saab alguse kõik see. Et nagu ma kuidagi nagu kasvatan neid selles vaimus, et see on see traditsioon. Need on need asjad, mis on kindlad, mis toimuvad alati, mille peale nad võivad ükskõik mis kindel olla. Ja see alati juhtub hoolimata, ma ei tea, millest iganes, mis see elu ette paneb, on ju. Et siit läheb ju see. Lõpuks on ju minu lastel on elukaaslased, neil tulevad lapsed, juba pere kasvab, eks ole. Juba on rohkem inimesi, kes kokku tulevad. Mul on muidugi see teema ka, et mulle meeletult meeldib korraldada asju. Mulle meeletult meeldib. Mida rohkem inimesi kuskil üritusele kokku paneb, seda rohkem annab kokata ja teha ja kaunistada ja nagu, see on nii äge. Et ma nii ootan seda ja sealt saab alguse see.
see ongi see, millele ma pean keskenduma. Ja see, kui minu lastel on nüüd vahepeal see mingi periood, kus nad ei tule kaasa selle asjaga, mis ma teen, see on jumalast okei. See ei tähenda, et see asi ära peab kaduma. Jah, nad praegu ei taha oma käsi tainaseks teha, me räägime poistest siiski, on ju. Et see on loomulik. Ja see käib tüdrukutel ka, selles mõttes pean ära mainima sellepärast, et inimestel meeldib nokkida ja norida mingite kirjavahemärkide pärast. Aga see ei tähenda absoluutselt jah seda, et see mõningane mingisuguste aastate periood, kus mu lapsed ei tule kaasa nende asjadega, kus nad ei ole käed küljes ja muidugi teeme kõik sellised, on ju. Mina jätkan seda. Ja siis nad tulevad mingi aeg tagasi. See on uskumatu, kui kannatamatud oskavad vanemad olla. Kuidas sa ei tule selle peale, et see on periood, see läheb üle, see läheb mööda. Sina pead olema see püsiv seal juures. Sina pead olema see, kes töötab siis selle nimel, et see asi ei kaoks ära. See on sinu kohustus. Kui sa tahad midagi, siis sa ei saa pettuda selles, kui see ära kaob. Kui kaob huvi. See on ajutine. Mingil hetkel sa ei saa ju pettuda selles, kui üks moment su laps avastab, et kuule, ma olen nüüd liiga vana, et sinu kaisus magada, on ju. Sest jah, ma tean vanemaid, kes reaalselt kelle jaoks see lõpeb ära siis, kui laps ütleb, et kuule, ma vist tahaks oma voodisse minna. It's a mad world. Aga jaa. Ära lõpeta nende asjade tegemist. Lihtsalt sellepärast, et su laps ei tule kaasa mingi perioodi. See on jumalast normaalne. See käib kasvamisega kaasas. Ta peab ta peabki nagu explore'ima. Üldse ei tule see sõna eesti keeles meelde praegult. Ta peab nagu uurima või katsetama ju muid asju ka. Ja see uurimine ja katsetamine, see käib ükskõik mis ajaperioodil. Jah, ta mingil hetkel võib lakata huvi tundmas sünnipäevade vastu. Jah, ta mingil hetkel valib, ma ei tea, mingitel pühadel ma mõtlen mingisugused need aastavahetused ja jaanipäevad ja mis iganes olla oma sõpradega näiteks, on ju. Jah, mingil hetkel peaks lõppema ära ka see, et sõbrad tulevad sinna samasse, kus peetakse sünnipäeva tema perega. Tegelikult mingisugune privaatsus võiks vahepeal olla. Ka see läheb üle. Päriselt ka. Selles mõttes, et need sõbrad ju kasvavad ka suureks. Ka see läheb üle. Ka see möödub. Kõik möödub. Lihtsalt kannata ära. Ole kannatlik. Sa ei saa lüüa käega lihtsalt sellepärast, et tuleb mingi periood vahet. Selles mõttes, et vahet ei ole. Need mõned aastad tervest elust on ainult kübe. Mis ta siis ei ole sinuga koos selle mingi traditsiooni sees. See on kübe ainult. Kõikide nende aastakümnete jooksul, mis te veedate koos. Need mõned aastad sa pead vastu. Usu mind. Ja sul ei ole vaja peale pressida seda, mitte mingisugust sundi rakendada, et sa ei tekitaks trotsi. Sest see on see, mis paneb nagu päriselt kapitaalselt eemal hoidma. Mis tekitab vastikuse. Sa ei taha seda. See peakski käima niimoodi, et sa ei kaota ära, ei arva neid üldse välja. Käid lihtsalt, kuule, ma hakkan nüüd tegema umbes, et tahad aidata äkki. Või siis, nagu mulle meeldib teha, nii muuses lihtsalt, et kuule, mul on sutsukene abi vaja, tule pane mulle seda jahuse sisse või tule pane mulle. Ole hea, ma siin segan praegu, et tule ja löö mulle munad siia selle asja sisse. See on nii kaval nende töös hoidmine tegelikult. Ma ei sunni, ma küsin abi. Asi on töös, traditsioon jätkub, nad ei tee kõike kaasa, aga samas nad on ikkagi koos selle sees. Ja nad tunnevad ennast olulisena, mis on mega suure väärtusega. Ja lihtsalt nii muuses nagu.
lööb munad sisse, kaob ära, okei. Ja, väga hea, aitäh sulle. Mulle meeldib niimoodi neid asju teha, mitte niimoodi, et jälle sa ei taha, issand jumal, kuule, tule vähemalt löö mulle need munad siia või vähemalt pane mulle seda jahu, et kuidas sa kogu aeg nagu nüüd nii eemal hoiad, et ja siis see heietamine. Kunagi me ikka tegime kõiki asju koos. Ka see tekitab trotsi tegelikult. Ära tee neid asju. Sa ei pea üldse. Enda peas mõtle, jumala eest. Oi, kui te teaks, kui palju mina mõtlen. Heietan neid mälestusi. Vahepeal nii muuseas viskan lastele ette, et jaa, nii nunnu oli, mäletad seda või mäletad teist, on ju. Või siis, kusjuures need on need sekundid, kus mulle meeldivad kangesti need Facebooki need mälestused, mis ette tulevad. Sellepärast, et ma olen korralik paparazzo olnud. Tegelikult ma olen ikka veel, on ju. Ja see tähendab seda, et ma saan päris palju mälestusi. Nüüd nagu, hakkab peale neid tulema, on ju. Ja siis ma saan mingitest perioodidest screenshot, edasi neid ei jaga selles mõttes, aga screenshot saada meie lastele gruppi, on ju, et näe, vaata, mäletate, tegite sellist asja, et oli nunnu. Ja kõik, sinna paika see jääbki. Ei ole vaja mingisugust peale pressitud seda heietamist ega ma ei tea. Faktipõhine info jagamine töötab väga hästi, sest mingil hetkel nad tahavad ise rohkem teada. Jällegi katsetatud. Nad tulevad küsivad ise. Nad tulevad, räägivad ise. Ja siis sa räägid nii palju, kui ta haakub. Ei ole vaja peale pressida. Selles mõttes, et kui sa näed, et huvi juba katkeb, on ju, siis ja vaheta teemat. Väiksed laste kasvatamise nii pikesed sulle siin. Aga jah. See kommentaar, millele ma siis vastasin nüüd täna hommikul, selle sisu oli selline, et minu lapsed teevad minuga kaasa umbes. Tähendab, ma kõigepealt ütlesingi, et on nii tore, et te teete koos neid asju, et minu lapsed nüüd praegult ei tee, on ju, et nad on kuidagi nagu eemale jäänud. Et hetkel nagu ja siis tuligi vastu, et minu lapsed teevad küll kogu aeg kaasa, et see vähemalt korraks tainasse käed, et see on nii oluline. Saan aru. Aga palun tule mulle pane natukene seda jahus ja siis nii mööda minnes, et kuule tule aita mind lööb munad sisse. See on põhimõtteliselt sama. Ja isegi kui nad ei taha mitte midagi sellist teha, isegi kui ma ei kutsu neid midagi sellist tegema, siis nad on ikkagi kaasas. Selles mõttes, et oluline seal juures on mitte sundida seda traditsiooni jätkama, sest sina jätkad seda traditsiooni niikuinii. Nad harjuvad sellega. Ja sellel mingil perioodil oletame, et sina enam ei saa teha seda asja. Nad hakkavad puudust tundma. Ja siis nad hakkavad ise tegema. See on see, kuhu sa tahad välja jõuda tegelikult. Ja jah, see võtab aastakümneid aega teinekord. Sa said lapsed, ole valmis ootama. Asjad ei käi kiiresti. Meil ei ole loomalapsed, et kasvavad mõndade aastatega üles ja nii ongi. Meil on inimesed, puberteet, mitte puberteet, vaid see aju areneb kuni 8 või 9 eluaastani välja alles. Nii et trust me, see võtab aega. Nende asjade sisse juurutamine võtab aega. Inimene on oma harjumuste ohver. Ja see on see, mida sa saad geniaalselt ära kasutada, kui sa tahad mingisuguse traditsioone kuskile kellelegi sisse harjutada. Inimene on oma harjumuste ohver. Kui laps on harjunud mingi asjaga terve enda elu, usun mind, ta jätkab seda, sest ta on harjunud. See ise tehtud piparkook. Kusjuures ma saan kinnitada seda, et see järjekindlus siinkohal viib sihile. Minu lapsed, ma hakkasin eile kusjuures mõtlema, ma olen nii kaua piparkoogi tainast ise teinud, nagu otsast peale kõik karamellide värgid on ju. Terve nende elu on nemad saanud ise tehtud piparkoogi tainast küpsiseid, neid piparkooke. Mõned jumala üksikud korrad olen ma poe tainast ostnud. Väga üksikud korrad. Ja kohe on vahe sees. Nüüd see aasta oli samamoodi. Ma nägin mingit imelikku mingi uus sort tuli välja. Mõtlesin, et ma teen, katsetame, on ju. Ja ei pidanud pettuma. Selles mõttes, et tainas oli shit. Nii kui need poe omad kõik on minu meelest. Sorry.
nii on. aga mis mõttes shit? mis mõttes see nagu see katsetus hästi läks? Selles mõttes. Mõte läks jumala segamini praegu, et ma hakkasin juba ette ära mõtlema seda nalja. See oli see, et ma küpsetasin need piparkoogid ära. Esiteks seal tuli mega väike kogus, mis põhimõtteliselt söödi kohe ära, onju. Ta oli täpselt nagu iga tavaline küpsis, mis sa poest ostad. Teiseks, mul lapsed ütlesid, et see ei ole ikka üldse see. Mina enda jaoks tegin ära linnukese enda sees, enda peas kasti. Mingi harjumus on sisse juurutatud. Ehk siis, minu jaoks, ma ei ütle neile mitte midagi, see on lihtsalt info mulle, ei ole vaja kõike lastele kogu aeg ette rääkida. Check, enda peas, kõik väga hea. See minu jaoks tähendab pikemas perspektiivis seda, et nad teavad, et poest ei saa seda õiget asja. Ise tehes on õige ja väga suure tõenäosusega ei lähe nemad ka selle mugavuse õnge, et nad hakkavad poest ainast ostma. Vaid nad pigem tahavad seda head asja ehk ise tehtud tainast. Isegi kui tekib mingi periood jälle, kus tõesti nad ei jõua, ei viitsi ja ostavad poest tainast. See periood läheb üle. Ja siis olen mina valmis selleks, kui mulle tuleb sõnum, kõne, mis iganes. Kuule, kuidas sa seda tainast täpselt tegid? Ma tahaks ka teha. Tahaks ikka seda õiget asja. See on see, kuhu meil on vaja välja jõuda, kui me tahame mingisuguseid asju. Ja ole valmis ootama. Ja vaata, et sa ei pettu seal juures, kui sinu väikese lapsega sa teed praegu asju koos. Ja see lõpeb ära mingi periood, sest ta kasvab suuremaks. Ära pettu. See on periood, see läheb üle. See on normaalne. See on kasvamise osa. Ära pressi. Sa ei taha trotsi. Eks ju? Vot. Mõtlesin, et ma räägin natukene, aga nüüd on mingi 47 minutit siin juba ees. Tüüpiline mina. Aga jaa. Jah, ma loodan, et said info kätte. Kusjuures ma vaatan, et mun telefoni mälu vist on täis. Videopilt kuidagi hangub vahepeal. Või ei jõua järgi või midagi. Aga tegeleme sellega. Vot. Aitäh, et ära kuulasid. Ma loodan, et said endale midagi kasulikku. Mingid nipid, mingi info, mingi teadmise, mingi taipamise, mingi midagi. Ja ilusat jõuluootusaega sulle siis. Mina naudin sajaga. Täiega. Nii, aga ilusat päeva sulle siis. Tšau!